Rafael, mis sind õnnelikuks teeb? Et täna on lastepäev. Me saame kommi ja pannkooki süüa. Mul on vaja kuulda näha, veedu siia veppe teha, et olla iseenda moodi laps. Tartus Terakese lasteaias algas lastekaitsepäev õuealapäevaga. Ja põhjust rõõmustamiseks ja tähistamiseks on sellepärast, et täpselt seesama õueala on tehtud korda koos vanematega ja on nüüd üks erilisemaid Tartus. Koos emade ja isadega ehitati lastele mänguväljak, mis oleks võimalikult looduslähedane. See on rajatud peamiselt looduses leiduvatest materjalidest, kasutades ära maapinna vorme ja omapära. Siin on nii nagu looduses asjad, et need ei ole täpselt välja mõõdetud, täpselt välja loetud, et mitu sammu mingiks asjaks kulub. Laps peab olema väga tähelepanelik iga sammu juures vaatama, mida ta suudab, mida ta oskab. Ta saab tunneta eduelamust, et ma saingi hakkama. Või kui veel täna ei saanud, siis teiste eeskujul innustab ta proovima järgmine kord ja see on see, mida laps vajab, et ta on iseseisev, et ta saab hakkama. Laste arengus on just see väikelapse vanus hästi-hästi oluline. See on aeg, kui lapsed ehitavad üles oma riskitaluvusvõime ja looduse usaldamise, looduse armastamise, oma mikrobiomi, oma immuunsüsteemi ja kui me sellel perioodil jätame nad ilma võimalusest puutuda kokku loodusega, looduslike materjalidega ja natukene riskida, siis me tegelikult jätame nad kaotajateks kogu eluks. Et lapsed, kes kummimänguväljakutel ja ainult selliste lihtsate liumägede ja kiikudega mängivad, nad jäävad väga-väga paljust ilma. Ka lapsed ise tõid välja, et neile pakub suurt rõõmu just looduses olemine. Me käime metsades ja maal ja siis mulle meeldib seal seeni korjata. Mulle meeldib kui me emme ja isiga käime jalutamas. Sofia, mis sind õnnelikuks teeb? Kui keegi mind kaldistab. Et majas isaga emaga mängin. Mind teeb rõõmsaks emme ja isiga, et me oleme saanud käia matkamas, käisin ja täna ma saan minna oma vanaema juurde. Mida me saaksime rohkem teha nende heaks, et nad kasvaksid sellisteks õnnelikeks ja enesekindlateks lasteks? Tähelepanu on esimene asi, ehk siis see laps vajab selle täiskasvanu jäägitud tähelepanu, et ta päriselt on tema jaoks olemas ja kuulab. Ei ole vaja minna joosta ühest mänguväljakult teisele, vaid piisab sellest, et sa lähed metsa ja uurid ja vaatad lapse järgi, mida tema omastab. Kui Terakese lasteaias peeti pidu oma õuel, siis paljud lasteasutused olid täna tulnud Tartu kesklinna ja Vabaduse puiesteele, et üheskoos tähistada lastekaitsepäeva. No mis arvab, mida see lastekaitsepäev võib tähendada? Et lastel on väga hea nagu olla ja neid kaitstakse ja niimoodi. Et turvaline on. Et neile mõeldaks, nende peale mõeldaks, et kas neil on hea. On teil hea? Jah, väga hea. Tänapäeva lapsepõlv on kindlasti parem kui 10, 20 või 30 aastat tagasi Eestis. No lapsed on eluhoiad ja tore, et neile tähelepanu pööratakse ja see on väga põnev ja oluline hetk elus tegelikult see laste kõrval ka ise kasvamine ja selle lapsepõlve nautimine. Kuna Tartu on tänavu esmakordselt noorte pealinn, siis oli päeva fookuses see, kas ja kuidas võetakse noorte arvamust kuulda. Tartu tõesti on ju noorte linn alati olnud ja selleks ka jääb. Ja noorte arvamus on linna jaoks väga oluline. Et meil on Tartu linna noorte volikogu juba 20 aastat Tartu linnas toimetanud ja järjest enam me proovime neid ka linna igapäevastes küsimustes kaasata. Et olgu see linna planeerimine, uued mänguväljakud, uued koolid, et mida noored päriselt tahavad teha ja kuidas nad näevad, et nad võiks aega veeta. Noored ise tunnistasid, et lisaks koolile on nende jaoks väga tähtis osaleda huvihariduses. Ka koolis ma õpin tšellot, see on väga lahe. Soovitan kõigile sinna minna ja õppida tšellot. Nii, ja mis sa veel teed? Mängin tennist, käin võistlustel kogu Eestis, sain 3. kohta ka ja tahan olla Eesti meistri. Ja minu kõik õpilased mõtlesin juba lasteaias vanematele, pange nad trennidesse, pange nad huviringidesse ja ma näen seda, et kes seda ka teinud on, et see annab veel eriti head tulemused.